Tervitused Torontost ja alustuseks kõik suured ja väikesed vabandused, kõik, kes on oodanud Toronto päevikuid ja neid ei ole tulnud ega tulnud. Võib-olla osad on mõtelnud, et liged polegi enam Torontos, aga asjad pole niimoodi. Oleme ikka siin ja toimetame ja tegutseme, aga lihtsalt siia tulles ja ka oma elukorraldus siin alguses sättides ei kujutanud päris täpselt ette, milliseks meie elu siin kujuneb. Ja arvutiga töö, virtuaalne toimetamine on muutunud nii intensiivseks või töömahukaks, et lihtsalt ei ole olnud mahti Toronto päevikuid teha ja isegi kui vahel on mõte, et nüüd võiks teha, siis tuletab näiteks arvuti meelde nädala alguses, et eelmisel nädalal sa olid päris tubli, et sa olid vähem arvutis kui üle-eelmisel nädalal, et kui üle-eelmisel nädalal olid keskmiselt päevas 11 tundi, siis eelmisel nädalal 10 tundi. Need numbrid ehmatasid mind ennast ka, aga tõesti väga palju ma arvutis tööd teen, sest 99% tööst, nii pastoritööst kui ka see väikene osa, mis ma koolitööd teen, käib arvuti kaudu virtuaalselt. Aga muidugi nende 11 ja 10 tunni sisse mahub ka see aeg, kui arvuti omapäi toimetab mingeid asju kokku renderdades või miksides, kui ma ise tegelikult midagi muud teen. Aga need numbrid, arvutidega istumise numbrid on päris suured. Ja seega Toronto päevikud on jäänud unarusse, aga me ei ole teid unustanud. Olen vaikselt materjali kogunud ja täna tahaksin siis mõned asjad nendest paljudest, mis me siin ka toimetanud oleme, teieni lühidalt tuua. Kui on meri hülgehall ja sind ründamas suur hall. Olen sellest ka juttu teinud, meie Toronto kodu asub Ontario järvest ei saa öelda kiviviske kaugusel, aga küll jalutuskäigu kaugusel ja jalutada meile meeldib. Jalutame siin oluliselt rohkem kui Hiiumaal ja võib-olla seda ka ilmselt põhjusel, et lihtsalt nii palju siis istuvat toimetamist ja tegemist on, et siis on hea vaheldus käia päevas vähemalt korra, võtta ette pikem jalutuskäik. Ja Ontario järve ääres me oleme päris palju käinud, kui vaatame järve veele, siis ega teisel pool midagi vastu ei vaata. Vaatadki otsa kui Läänemerele, laine loksub kivisele rannale, päris siis liivast randa, kuigi tegelikult on ka liivast randa ka, aga kivisi on seal rohkem. No kui natuke väga palju vasakule vaadata, kui näoga järve poole seista, siis sealt paistab küll ka tuumajaam, see väga sõbralikku tundeid ei tekita, aga sinna me väga tihti ei vaata. Kui tavaliselt me jalutame nii-öelda ette nähtud tee peal, siis aeg-ajalt teeme ka veidi põnevamaid põikeid ja siin on kriminaalsed kaadrid sellest, kuidas me ühel hetkel mõtlesime liikuda siis lääne poole mööda kallast, aga see on korralik tee sai otsa ja sama teed ei tahtnud tagasi ka minna, siis otsustasime mööda mäe külge üles ronida. Keegi oli seal enne ka läinud või oli see vihmavee allavoolamist, igal juhul selline tee moodi asi oli ja hakkasime mööda mäe külge üles ronima ja siis, kui me üles jõudsime ja kohtusime üleval olijate hämmastunud pilkudega, siis saime aru, et see päris õige koht ei ole, kus kohast me oleks tohtinud või oleks normaalne üles ronida ja kohalike hinnangul kohalik politsei tegeleb aeg-ajalt selliste tegelastega, kes armastavad ronida nendes kohtades, kus tegelikult ronida ei tohi. Hallo, huligaan! Jätki järgi! Huligaan! Aga ronimine tasus ennast ära, sellepärast, et ilus vaade oli sealt ülevalt loojuvale päikesele. Sealt edasi liikusime juba autoga ja mitte mööda mäe külge ronides Gildi parki ja aeda. Ja see on selles mõttes huvitav koht, et sinna aeda on kogutud detailid hoonetest, mis on Torontos lammutatud. Seal kuskil 1950-ndatel arvati, et vanad hooned tuleks Toronto downtownist või sealt alllinnast või südalinnast maha lammutada
ja sellised tegelased kui Rosa ja Spencer Clark võtsid oma südame asjaks kuidagi midagigi säilitada nendest lammutatavatest hoonetest ja siis nad, ma ei tea, kas nad ostsid või said nad niisama need hoonete detailid ja hakkasid koguma neid sinna aeda. Ja tänaseks on see väga, väga tore ajalugu on kogutud sellesse parki, sambaid ja müüre ja poste ja seinu ja kive ja kaunistusi ja lausa Scarborough linnaosa kõige vanem säilinud maja on toodud siis sinna aeda. Tore jalutuskäik. Aga sellist jalutamistega seotud seiklusi on meil ikka veel olnud, et me ei kipu alati päris põhitrassil püsima. Toronto omapära on see, et Torontos asub Kanada suurim linnapark ehk linna sees asuv park ja maailmas on see suuruselt 14. kohal linna sees asuv park. Et tõesti astud tohutust liiklusest ja inimeste hulgast hopsti korraks välja ja oled keset ilusat loodust. Ja mingil hetkel võib täitsa tunne tekkida, et ei olegi linna sees, sest isegi sellist ürgset metsa on võimalik kohata, kuigi see on natuke teistsugune kui Eestis. Aga nii me läksime üks kord koos Vilbiksi perega pärast seda, kui oli sadanud maha, kui ma õigesti mäletan, siis esimene korralikum lumi. Ilus talvine ilm oli, mõtlesime minna siis sinna Rouge parki, teha väike jalutuskäik. Erinevad teed on ette valmistatud matkarajad, kõik, kus normaalsed inimesed käivad, aga meie siirdusime selle raja pealt, vaatasin, et oi, et siit saab ju alla minna. Jõe orgu suunduda. Päris suur laskumine oli seal. Oli tegu, et püsti jääda, hoidsime põõsastest ja okstest kinni ja tegime enda elu veidikene huvitavamaks, rängates veidi ürgsemas looduses, kui seda ettevalmistatud matkarajad oleks. Teekond läks vähe pikemaks, aga sellest oli hulka põnevam. Leidsime 2 päkapikkusit. Tere! Ja juba, kui vahepeal olid siin kord jälle lund olnud ja siis jälle lumi ära kadunud, siis olime Monika ja Johannesega avastasime Morningside parki. Neid parke on tõesti siin Torontos väga palju ja kõik ikka valmistatud selleks, et inimesed käiksid mööda teid. Aga meie avastasime, et oleks hästi tore see tee kõrval olev mägi vallutada. Ja lumekatet ei olnud siis, aga oli olnud vahepeal külma ja sellist märga ja sellise maha sadanud lehtede all oli libe savi ja muld. Ja see tegi nii mäkke tõusmise keeruliseks, kui mäest alla tulemise veelgi keerulisemaks. Oli hulk tegu ja mõni meist õppis tundma ka Kanada maapinda, et see oli meie selline loodusõpetuse väga libedad. Hirmus oli, sest et jalad alla alustasid nii puriseks ja see oli nii libe, et see lihtsalt ei saa üles, vaid ta viib sinna alla. Tõenäoliselt me ei ole ka nii intensiivselt kunagi mänginud küll lauamänge,
või ka kuskil väljas käinud mängimas näiteks minigolfi. Seda sai tehtud veel sellel ajal, kui see lühikeste pükstega olla, aga seda, et sellel ajal, kui ma õigesti mäletan, see võis äkki isegi olla novembris. Aga ilmad olid soojad ja oli tore võistlus ja vähemalt ühe noormehe jaoks oli võitja veidikene kurbust tekitav, et tema see ei olnud, aga hoopiski Marika võitis. Imestamisväärset on siin ikka ühte ja teist ja kui me siia alguses tulime, siis avastasime Kingston Roadi ääres üks hoone, Krispy Kreme on peale kirjutatud ja kogu aeg on saba ukse taga. Kogu aeg lookleb inimeste järjekord, olgu vihm või päike, hommik või õhtu, pidevalt pikad järjekorrad. Saime teada, et tegu on sõõriku kohvikuga või sealt on võimalik osta sõõrikuid. Need on ka koha peal süüa vähemalt enne piirangute aega. Ja nägime ühe ja teise ja kolmanda korra ja mõttes tuleb ikka, see on selline hea reklaamitrikk tegelikult, et pane enda ettevõtte ukse taha järjekord ja inimestel tekib uudisimu, et see peab midagi head olema, et peaks ka järjekorda minema. Me läksime ka, avastasime küll mitte üldse isekatel plaanidel, nimelt plaanisime kinkida siis sõõrikuid ühele sünnipäevalapsele ja olime valmis, minu meelest me seisime ligi tund aega tõesti külma käes ukse taga õues, aga lõpuks me sinna sisse pääsesime ja seal on põnev, seal on näha, kuidas neid sõõrikuid seal valmistatakse, õli sisse see tainas kukub ja ausalt öeldes, kui vaatad seda, siis kui jõuad kassa juurde, siis väga nagu ei tahakski. Kuidagi, minul töötas vähemalt vastupidi, ei tekitanud isu minul neid süüa, vaid pigem võttis ära. Aga ostetud nad said ja mõtlesin, mis me ikka neid kõige tavalisemaid ostsime lõbusaid ja põnevaid doonatse ehk siis sõõrikuid ja täitsa mõnusad, magusad suutäied, aga kas nad nüüd seda järjekorras seismist väärt olid, selles ma nii 100% kindel ei ole. Oleme jõudnud ka vahepeal pidada sünnipäevi, Johannese sünnipäeva enne jõule ja Monika sünnipäeva juba uuel aastal. Ja aitäh Estrile ja Voolile, kes meie oma tagaaia avasid selleks, et me Monika sünnipäeva igati reeglipäraselt vabas õhus ja piisava distantsiga teistest inimestest pidada saaksime. Ma laulan sulle ühe maali. Ma joonistan sul lauluread. Luuletada võin sul mõne armastusromaani, skulptuuriks mõned laused seal. Ma hüüan sulle silmadesse. Ma lehvitan su südamel. Sümfooniat mängin su salajastel hingekeetel. Ma sosistan su mõtetel. Loomulikult mahtus ka jõuluaega erinevaid toredaid tegevusi, olgu see siis piparkoogi taigna tegemine, piparkookide küpsetamine, piparkoogi maja ehitamine, sõpradele leiva ja naabritele jõulumandlite meisterdamine. Ja üks teistmoodi, aga omamoodi armas jõuluõhtu isekeskis. Meeleheitjad verenaised.
Siin kausis on 4 supilusikatäit juuretist, pool liitrit rukkijahu, liiter vett. Kasutan sellist asja nagu molasses. Segan omavahel ära, jätan üle öö rätiku alla seisma ja nüüd on ta siis selline vahva kobrutav ollus. Ja siis ma hakkan nüüd siia juurde asju lisama. Oluline, et lõpuks see taigen jääb selline mitte liiga kõva. Möödunud on tund ja 10 minutit ja leib näeb välja selline. Rätiku all valab leib, madal on ukse piit, lapsed on läinud siit, leib jahtub oodates neid. Treeningsoks, sweat viking. Ja õues on selline ilm ladistab ka läbi sadada, aga õhtul lubas luud hakata. Johannes, Merry Christmas from the Hoteliers. Selline suur kingipakk. Ja need kingipakki toojad olid ka ukse taga. Sebastian, Sofia ja Steven kingivad Johannesele sellise kingi.
jooksuspooris lastehüüd. Plaanisin omaette päeviku peatükki pühendada ka Toronto jõulutuledele, aga aeg jooksis jõuluajal selliselt käest, et korralikult sellist linnatuuri koos kaameraga ei jõudnudki teha, et need tuled kõik üles võtta, ühel õhtul sõitsime autoga ringi ja veidikene jäädvustasime jõulutulesid, sest on piirkondi ja kodusid, kus nendesse välisesse hoovi ja maja valgustusse panustatakse väga palju. On meie mõttes igati ilusaid valgustusi, kuid paljud on meie jaoks väga suure küsimärgiga, et kas tõesti inimesed arvavad, et see on ilus. Eriti igasugused täispuhutavad jõuluvanad lumememmed ja diskovalgused, aga ilu on vaate silmades ja ega maitse üle ei vaielda. Meie põhiline osa meie päevadest ja nädalatest on loomulikult pühendumine ja töö Toronto Eesti Baptisti kogudusele ja see sisaldab peamiselt salvestamisi kirikus virtuaalteenistusteks ja nende pärast töötlemine kodus siinsamas arvuti taga. Vaatamata piirangutele, mis kehtivad Torontos ja Ontarios praegu, mis on kuni veebruari alguseni, ei tea, mis edasi saab, väga palju rohkem kinni keerata ei saa. Nimelt on tulnud ülevalt poolt käsk, et püsige kodus, ärge võimalusel kodunt välja minge, rääkimata mingisuguste kontaktide või suhete loomisest. Ja kui välja minna, siis ainult poodi või kui välja trenni tegema või kui mingisugune töö, mis on hädavajalik. Muidugi selliste asjade väljaütlemine, selliste piirangute panemine tekitab alati väga mitmeti mõistetavaid olukordi ja siis inimesed tõlgendavad ka neid erinevalt. Aga vaatamata kõigele sellele oleme väga tänulikud selle aja eest, selle võimaluse eest olla siin ja teenida ja olla õnnistuseks ka Eesti kogukonnale siin Torontos, Kanadas ja laiemalt ka läbi nende virtuaalteenistuste, mis me siin teha saame. Üks asi veel enne lõpetamist, ega see pastori elu siin Torontos nii kerge ja roosiline ka ei ole, kui siin võib-olla tundub, et istuda ka arvuti taga ja paned jutlusi ja teenistusi kokku. Tegelikult siin Kanadas väga kontrollitakse pastorite igapäevaelu ja meile väga suure üllatusena lausa nii jõuliselt, et suurte masinatega, raske tehnikaga tungitakse õue ja korraldatakse läbiotsimisi nii õues kaevates kui ei halastata ka maja sisemusele, seinad kistakse lahti. Mida täpselt otsitakse, mida leida soovitakse, seda ei räägita, maskides inimesed tulevad kohale, ütlevad, me nüüd otsime. Ja nii on siin meil olnud ka mõne päeva pärast tulid, panid ilusti jälle seina kokku tagasi ja midagi nad leidnud ei ole. Ei oska öelda, mida ma peitma peaksin. Kohtume taas järgmises Toronto päevikus.